Tere! Meie oleme täna liftis, lift 99, mis on Telliskivi loomelinnakus selline tore koostöötamise koht. Ja minu nimi on Ain Runnel. Olen ettevõttest Reverse Resources ja räägin teile täna sellest, millega tegeleme meie oma ettevõttes ja mis asi on ringmajandus, sest meie oma ettevõte põhineb ringmajanduse põhimõttel. Ja Reverse Resources tegeleb siis tekstiilid rõivatootmistehases tekkivate jääkide kaardistamiseks ja taaskasutusse suunamiseks vajaliku tarkvara arendamisega lühidalt, aga pärast räägin pikemalt. Ma loodan, et osad teist äkki nägid juba väikest klippi sellest, mis asi on ringmajandus, aga lühidalt kordan üle, et ringmajanduse all mõeldakse eelkõige siis seda, kui sul kellelgi jääb üle mingisugused jäägid, siis kes võiks olla see, kes need jäägid uuesti kasutusele võtab, et materjalid ringleksid selleks, et vähendada keskkonnamõjusid, mis meie ühiskonna praeguse toimimise juures väga ohtralt kaasas käivad. See tundub lihtne, kui võtta näiteks veepudel, sa ostad poest veepudeli, sa jood selle tühjaks, sa viid selle pakendi punkti ja keegi kuskil toodab sellest veepudelist uuesti plastikpelleteid, uue plastpudeli või kanga või midagi muud. Aga ja tundub, et mingitel puhkudel ringmajandus juba toimib, et on näiteks paberiringlus ja klaasiringlus ja nii edasi. Aga tegelikult on põhiline majandusmudel, mis meie ümber siiski toimib, on lineaarne mudel. Et paneks skeemi ka teile. Öeldes on see siis, kuskilt tuleb tooraine, keegi teeb sellest toorainest mingi materjali, see jagatakse mingid tooted, need jagatakse laiali, see jõuab kasutajani ja kui kasutaja seda toodet enam ei taha, viskab ta selle minema. Samamoodi on see siis igas selle lüli juures tekivad jäägid, samamoodi visatakse minema ja see on kogu selle lineaarse mudeli kõige suurem probleem, et väga palju materjale lihtsalt läheb raisku. Kui nüüd veepudeli näide võtta, siis tegelikult on väga lihtne sealt lõpust see materjal kokku korjata, uueks tooraineks teha ja teisele ringile saata. Tundub, et see ongi niisama lihtne. Aga kui nüüd võtta teine näide, mis te panete tavaliselt oma prügikasti, kus te mõtlete, et läbisegi satuvad väga paljud erinevad materjalid, siis selle puhta uue tooraine kättesaamine tegelikult võib olla hästi keeruline. Ma toon siin ühe näite. Oletame, et see jope on nii vana, ma kulunud, ma tahan selle ära visata ja keegi tahaks seda taaskasutada. Siis mis siin siis on keerulist? Siin on see kollane kangas, on Coretex kangas, mis on küll polüestrist, aga väga keemiliselt töödeldud, nii et seda ei saa polüestrina taaskasutada. Siin sees on teine kangas, mis on polüester kangas ja seda juba saaks varsti taaskasutada ja uut niiti teha sellest. Aga see tuleks siis eraldi kätte saada. Siin on mingid lukud, metallosad, siin on mingisugused plastikjubinad, kumm, mul on taskusse ununenud mingid vanad asjad ja nii edasi. Et kui nüüd kujutad ette, et keegi kuskil peaks selle tükkideks lahti tegema ja kõik erinevad materjalid lahti sorteerima, siis see muutub väga keeruliseks ülesanneks järsku. Ja tegelikult viib see kohe mõtteni, et ringmajandus tähendab ju seda, et disainer selle toote alguses peaks kohe läbi mõtlema, kuidas seda toodet pärast saaks lahti võtta selleks, et neid materjale saaks ringlusele suunata. Ja see tähendab siis seda, et disainer nagu peaks olema jube tark inimene, et ta kõike seda teab, et mis materjalid kuhu liiguvad ja kuidas see ringlus toimuda saaks. Eks. Ja selleks, et disainerit elu lihtsamaks teha, et nad tegelikult see ei olegi küll disaineri ülesanne ainult, aga selleks, et ringmajandusest tervikuna paremini aru saada, on siis ringmajanduse mudel pandud, välja töötatud sellised põhimõtted. Paneme järgmise slaidi, siis on näha, et see on niisugune keeruline skeem natukene, aga lihtsustatult seletab see siis seda, et paremal pool on nii-öelda see tehniline materjaliringlus ja need on siis sellised materjalid, mis on piiratud ressurss, see ei sobi loodusesse, nagu näiteks plastmass, mis on tehtud naftast, nafta kui piiratud ressurss, plastmass looduses ei lagune, see tehnilises ringluses peaksid materjalid püsima inimeste käes, inimeste kasutuses, see peaks tagasi korjatama ja sellest uusi materjale tegema. Ja teine pool siis on, vasakul pool on bioringlus, mis tähendab siis seda, et materjalid peaksid jõudma loodusesse, biolagunema, nad peaksid olema looduses
looduses selle mitte negatiivseid mõju tekitama. Aga see tähendab ka seda, et väga suurt materjali kuhjumist ei tohi toimuda, et seal on omakorda järgmised probleemid. Mina ei tea sellest keemilisest ja materjaliteadusest väga palju midagi, aga mis minu oma töös huvitab, on just see, et kuidas seda ringmajandust toimima saada äriliselt kasulikult. Et kuidas panna need materjalid ringlema niimoodi, et erinevad osapooled, kes selle ringluse eest vastutama peavad, ka ühtemoodi aru saavad, mis siis täpselt teha tuleb. Ma tulen tagasi tekstiilitööstuse juurde, millega ma ise kokku puutun ja sissejuhatuseks näitaks ühe video sellest, kuidas üldse meie riideid tehakse. Siis on lihtsam aru saada. Tekstiilitööstus on maailmas õlitööstuse järel teine kõige keskkonda saastavam valdkond. See on sellepärast, et need tarneahelad on hästi pikad, seal on näiteks kasutatakse tohututes kogustes kemikaale vett puuviljakasvatuses, niidi ja kanga tootmises on meeletutes kogustes kemikaale vajalikud selleks, et saavutada kanga õiget kvaliteeti ja nii edasi. Ja lisaks sellele, mis toimub tootmise pooles, arvestatakse riideeseme elutsükli juurde ka see, mis toimub inimese käes, kasutaja käes selle riideesemega, kui palju sa pead oma riideid pesema, kui palju sa pead neid triikima, kas sa pead neid äkki hoopis keemiliselt puhastama ja nii edasi. Ja põhimõtteliselt kõik need asjad on võimalik ära otsustada disaineri poolt, kes valib, mis kangaga tegu on ja kuidas see toode kokku on pandud. Aga samas ei saa panna seda vastutust kõik disaineri peale, sellepärast, et kui nüüd võtta näiteks see, et kuidas et sina lähed poodi, sa ostad, sa maksad oma rahaga, hääletad selle poolt, mis nagu sa annad õigustust disainerile, et mis toode sinu jaoks toimib, siis toome näiteks sellise toreda näite nagu üks slaid siit tuleb tore ära kooritud, pakendatud mandariin. Et see nagu ei ole hea näide sellest, kuidas disainerile anda õigustust sellega, et mina rõõmustan ja ostan selle ja annan õigustuse mitte tegeleda ringmajandusega. Et see vastutus on täpselt samamoodi ka iga tarbija käes. Üks näide siis veel ka T-särgist, kuidas ma tean ühte T-särki, mis on tehtud selliselt, et kogu see tootmisest tekkiv keskkonnamõju on täielikult läbi mõeldud, et see põhimõtteliselt ei tekigi keskkonnamõju. See materjal on täielikult kas biolagundatav või ümbertöödeldav, aga kui mina nüüd selle T-särgi ostan ja ma ei tea seda, et ma pean selle kas siis komposti hunnikusse panema või kindlasti kohta taaskasutusse viima, siis see kogu töö läheb raisku. Et see on kogu ahelas kõikide osapoolte ühine vastutus. Aga tulles tagasi meie ettevõtte juurde, siis meie jaoks on hästi kõige tähtsam see, et kuidas erinevatele osapooltele anda motivatsioon ja äriline huvi seda ringmajandust üldse nagu toimima saada. Ja kõige lihtsam on see, kui ma toon teile 3 näidet ringmajandusest tekstiilitööstuses. Esiteks see näide, kuidas tekstiilijääke üldse on võimalik ringlusele saata. Ma panen jälle ühe video siin käima.
See on siis näide sellest, kuidas jääkkangad, see on siis nii need riided, mis kogumispunkti sina tagasi viid, kui ka need jäägid, mis jäävad üle tootmisest, väiksemad kangatükid, on võimalik mehaaniliselt ümber töödelda uueks niidiks. Ja siin on see selles mõttes hea näide, et see pudi, mis siis sinna masinasse aetakse, see tiritakse uueks kiuks ja tehakse see kiud, kedratakse uueks niidiks, aga selle juures selle niidi kvaliteet langeb nii palju, et seda ei ole võimalik pärast uuesti värvida. Sa pead õiged värvid kokku segama, täpselt nii, et sa saad selle värvi, milleni sa jõuda tahad. Ja see tähendab, et seal on oluline, mis materjali sa täpselt masinasse ajad ja sa pead teadma, kust sa täpselt selle materjali saad, mida sul parajasti vaja on, et õige värvini jõuda. Ja siin tuleb mängu siis reverse resources tarkvara, mis rõiva tootjale kohe ütleb, millist materjali tasub eraldi sorteerida, mille eest sa saad paremat hinda küsida, sellepärast et keegi kuskil on valmis seda ümber töötlema ja see motivatsioon siis rõiva tootjale seda sorteerida tuleb sellest, et ta saab sellest paremat hinda. Ja ümbertöötlejale omakorda aitab see täpne info tehasest hoida kokku aega, kust ta seda materjali leiab ja hoida kokku ka ja parandada selle materjali kvaliteeti, mis ta lõpuks sellest saab. Et selline tore näide, kahjuks on need mahud alles üsna väikesed, mis niimoodi ümber töödelda annab. Ja aga lähi paari aasta jooksul on näha, et see valdkond on ka plahvatuslikult kasvamas, et praegu on võimalik ümber töödelda niimoodi ainult puuvilla. Lähiajal on näha, et tulemas on ka polüestri ümbertöötlemise tehased. Toon veel teise näite sellest, kuidas meie oma tarkvara abil lisaks materjaliringluse kinnipanemisele aitame ka materjaliringlust aeglustada, mis on ringmajanduse juures teine oluline osa. Ma toon ühe näite pükstest, et kui siin vaadata üks vahepunkt veel, et suurtes tehastes jääb hästi palju üle ka suuri kangaid, nagu meetrite, sadade meetrite kaupa kangaid. Ja meie siis uurime, et kui sa võtad peidusdetaili, ütleme, et nagu sellel taskul on sisemine kangas, mida sa esialgu ei näegi. Siis on õmmeldud väike tükk kangariba ja kasutaja jaoks ei ole tegelikult oluline, et see kangas on täpselt identselt sama värvi. Meie siis annamegi võimaluse oma tarkvara abil kombineerida, et millise teistsuguse kanga sa võiksid siia panna niimoodi, et see väike tükk saaks välja lõigatud hoopis jääkkangast. Ja nii on võimalik tuhandete meetrite kaupa tegelikult kangast kokku hoida, kui mõelda, et selliseid pükse toodetakse korraga vahel 100 000 tükki. Ehk siis ringmajanduse juures on teine oluline osa see, et on mitte ainult materjali ringi panda kinni, vaid et materjali ringlust aeglustada, sellepärast et see kvaliteet iga ringi peal langeb ja osa materjali võib minna kaduma. Ja kolmas näide võib olla siis see veel, et kuidas on ringmajanduse juures oluline üleminek toodetelt teenustele. See nüüd jääb meie tegevusest natuke eemale, aga tore näide sellest, kuidas on juba teenuseid selliseid, et sa mitte ei osta endale oma riideid, vaid sa liisid oma riided. Et kujuta ette, et ühel päeval võib olla sinu riidekapp, mitte hoopis nagu see ei sisalda sinu oma riideid, vaid keegi pakub sulle riidekapi teenust. Et sinu riided, sa saadki sealt iga päev valida need riided, mis sa soovid, aga keegi teine vastutab selle eest, et need materjalid seal ringleksid korralikult. Et need riided ei jääks hooletusse ja nii edasi. Et seal on väga palju häid võimalusi tegelikult uusi kavalaid teenuseid arendada ja on ka mõned väga edukad näited, kes seda juba teevad. Lasteriideid tehakse niimoodi, teksasid on võimalik liisida. Et see on selline tore näide. Aga üks viimane punkt veel, mida puudutaks, on see, et tundub hästi lihtne tegelikult, kui neid näiteid tuua, mis on juba toimima saadud, kuidas ringmajandus võiks ideaalis toimida ja juba toimib. Aga miks on see tegelikult hästi keeruline vahel seda päriselt tööle saada?
ma näitasin teile seda lineaarset mudelit, ma näitan korraks seda uuesti. See on väga lihtsustatud jooniseks. Aga kui nüüd panna järgmine slaid, mis näitab, kuidas H ja M-i puhul nende tegelik tarneahel välja näeb, siis see on metsik kaos ja tohutu hulk inimesi. Paremal pool see suur mull näitab H ja M-i ennast, seal on 160 000 töötajat erinevates osakondades üle maailma laiali ja kogu see tarneahel, millega nad tegutsevad, seal on tuhandeid ettevõtteid ja töötajaid ja ringmajanduse toimima saamiseks sa tegelikult pead jõudma selleni, et sa leiad üles selle motivatsiooni, mis igat üksikut inimest paneb oma käitumist muutma. Nii nagu sina poes pead muutma oma käitumist ja otsuseid, mida sa sealt ostad, peab muutma oma käitumist ka näiteks see naine, kes on järgmisel pildil. Tema peab õppima ära, kuidas oma paberkaustiku asemel seda infot sisestada arvutisse selleks, et teised osapooled saaksid selle info nende jääkide kohta kätte. See on siis näide jällegi meie tööst. Ehk siis, kui ringmajandus tundub kontseptsioonilt lihtne ja räägib ainult materjali jääkide kasutamisest kuskil kellegi teise käes, siis tegelikkuses on see päris keeruline. Aga kui nüüd võtta kiirelt kokku, 3 asja, mis ma tahaksin, et siit meelde jääks. Esiteks see, et ringmajandus annab võimaluse väga paljud või praktiliselt kõik meid ümbritsevad teenused uuesti läbi mõelda ja see annab äriliselt väga palju võimalusi uut ettevõtlust tekitada. Teiseks, pane järgmine slaid. Ringmajandus eeldab koostööd. See tähendab, et kõik osapooled kogu tarneahelas peavad ühtemoodi vastutust võtma, ühtemoodi aru saama, kuidas see ringmajandus toimib. Ja tähendab väga head kommunikatsiooni ja minu jaoks on võti tarkvaras ja selles, et kõigil on ka õige info käes. Ja kolmandaks, ringmajandus ei ole ainult materjali ringluse sulgemine, et see, et keegi kasutab teiselt ringilt tulevat materjali, vaid see tähendab ka materjalide kasutamise aeglustamist ja üleminekut tootepõhiselt mõtlemiselt teenusepõhisele mõtlemisele. Nii, nüüd ma olen väga palju rääkinud, ma vaatan, mis te minu käest küsida olete tahtnud. Miks ringmajandus veel ei ole rõivatööstuse tavaline osa? Ma just rõhutaksingi siin sedasama skeemi, mis ma näitasin enne H&M-i tarneahela kohta. Kuna see praegune mudel on nii tõhusalt toimib, meie jõuavad poes riided hinnaga 5 eurot tükk ja see on nii kasumlik kõigile. Ja selle ringmajanduse loogika siia kogu selle süsteemi sisse ehitamine on lihtsalt väga suur väljakutse. Ringmajandus toimib väga edukalt väikeste pisikeste ettevõtete näitel, aga suurte ettevõtete puhul see lihtsalt võtab nii palju kauem aega. Miks tehakse pudelitest taarast särke? Sellepärast, et seda on väga lihtne teha, see on väga kasumlik ja sellepärast ka, et kui suured rõivabrändid on võtnud endale eesmärgiks, et nemad tahavad hakata tegelema ringmajandusega, siis nende jaoks esimene tõlgendus on see, et hakkame siis tavalise puuvilla ja uute materjalide asemel hankima hoopis ümbertöödeldud materjale. Ja kuna pudelitest toodetud kangas on käepärast võtta kui esimene hea näide, siis selle nõudlus on praegu hästi üles läinud. See on lihtsalt, ringmajanduses on hästi palju selliseid majanduslikult loogilisi seoseid tegelikult. Kuidas sina ringmajanduse juurde sattusid? Sattusin niimoodi, et 8 aastat tagasi ma sattusin Talveakadeemiale, mis on hästi tore tudengite konverents ja sealt sain ma selle pisiku, et miks mulle majandustudengina ei ole kunagi räägitud vajadusest mõelda ka keskkonna peale. Ja hakkasin seda uurima just nagu majandusmudelite mõttes ja sattusin oma ühe koostööprojekti kaudu Bangladeshi ühte suurde tehasesse, mis tootis 7 miljonit riideset kuus ja kui ma nägin neid tohutuid mägesid jääkkangaid, mis seal oli, siis tekkis mul arusaam, et see peab olema mingisugune süsteemne lahendus, et see
jääkide probleeme ära lahendada. Et see on lihtsalt uudishimuga sattusin ringmajanduse juurde. Siis olete mu käest küsinud, et mis on kõige jahvatavam kogemus, kus nägid, et ringmajandust on vaja? Kõige jahvatavam, ma arvan, et see ongi see sama hetk, kui mis siin avaslaidi peal oli foto sellest, nüüd selle seest paneme selle viimase slaidi, kui selle aitäh slaidi, vaata. See sama ette. Et kui käia seal Bangladeshis nende suurte tehaste juures ja vaadata, mis selle tehases seina taga toimub, kuidas need inimesed seal 40-kraadises kuumuses lõõskava päikese käes käsitsi materjale sorteerivad selle asemel, et seda sorteerimist teha seal samas tehases sees jooksu pealt väga kiiresti, siis see on see jahvatav hetk, kus sa saad aru, kus asjad lihtsalt toimivad täiesti absurdselt tagurpidi praegu maailmas. Ja kuidas meil on täiesti võimatu aru saada, et kui teistmoodi teises maailma otsas asjad tegelikult käivad. Ja jahvatav on ka see, et tegelikult meil on võimalik nii palju ära teha, et seal nemad teeksid asju teistmoodi ja paremini. Nii, ja siis on küsitud, mida konkreetselt teeb siis meie ettevõte. Meie ettevõte, et see sama pilt, mis te just nägite, selle asemel, et lasta sellel materjalil tehastel seda kokku hunnikusse lükata. Me palume neil oma tarkvarasse sisestada jäägid liikide kaupa ja selle käigus nad peavad seda juba sorteerima. Me võtame selle info ja me paneme selle kokku sellega, et milline lähedal asuv ümbertöötlustehas võiks selle ära kasutada paremini. Kuidas võiks sama bränd, kes selle tellimuse tegi, nemad ära kasutada need suuremad kangatükid oma järgmises tellimuses. Seda infovahetust praegu, infovahetustehastega toimub ainult ühes suunas. Brändit läheb tellimustehasesse, tuleb toode vastu ja rohkem info liikumist ei toimu. Me tekitame tarkvara abil materjalide kohta info liikumise. See on see, millega meie ettevõte tegeleb. Nii, ja mulle tundub, et küsimused said ka vist nüüd otsa. Nii et tänan teid väga selle võimaluse eest ringmajandusest rääkida. Ma pean seda väga oluliseks teemaks ja väga suureks võimaluseks. Ja ma loodan, et minu jutt andis teile inspiratsiooni ka oma kavalaid ringmajanduse mõtteid mõlgutama ja lahendusi välja pakkuma. Sest omast kogemusest ma võin öelda, et kui sul on kuskilt otsast uudishimu hakata seda asja uurima, siis võib väga kaugele välja jõuda. Aitäh teile!